et ma pakun välja, et meil on olemas mõned siin osalejad, kes on juba kutset kas taotlenud või taas tõendanud või kavatsevad taotleda. Ja minu eesmärk tänane on selline, et ma siis räägin, kuidas saab potentsiaalset kutset kas taotleda või taas tõendada, mis on nüansid, mis on mõned omapärasused ja pluss mul on 2 viimast slaidi ette valmistatud selle kohta, et mis muudatusi me hakkame praegu sisse viima kutse andmise korra sisse, et need on juba ette valmistatud, need on juba kutsenõukogule saadetud ja eks näis, aga ma väga loodan, et nad saavad kinnitatud ja siis need, kes taotlevad kutset novembrikuus, te juba taotlete selle uue kutse andmise korra järgi. Aga hakkame pihta, et punkt 1, et ma ise arvan, et me oleme teinud päris hea kodulehe, et panin siia lingi teile, et kui te lähete estis.ee ja valite ülevalt kutsed, siis te näete, et teil avaneb selline tore või kutse andmine valite, siis teil avaneb selline leht, kuhu meil on koondanud kogu võimaliku info selle kohta, viited kutsestandarditele, viited kutse andmise korrale, sooviavalduse vorm doc-formaadis, et kui näiteks keegi teist on kunagi, ma ei tea, 5 aastat tagasi kutset taotlenud, aga nüüd soovib taas tõendada, et kindlasti laadige alla viimane sooviavalduse vorm, sest me aeg-ajalt viime mõned täiendused ja muudatused sinna sisse. Ja lisaks, mis on väga oluline, nagu te näete, me panime ka sinna juurde, mis on siin vasakul pool, hiirega näitan, vasakul pool on allpool nagu nähtud, et tegelikult korduvad kippuvad küsimused. Ehk, mis on väga oluline, et kuna meie kutsekomisjoni poole pöördutakse selliste lihtsate küsimustega, et ma ei tea, kuidas seda teha, millega te arvestate, millega te ei arvesta, et siis me oleme tegelikult teinud sellise nagu korduva kippuva küsimuste rubriigi, kuhu te lähete sisse ja mina arvan, et 99% vastustest saate kätte. Ehk tegelikult võib-olla enne seda, kui te pöördute meie poole, palun vaadake kodulehe kõik tingimused üle, kogu infot vaadake üle, vaadake need küsimuste üle ja siis, kui te arvate, et te ei ole nagu vastust kätte saanud, siis pöörduge juba meie poole. Ja siis seis on praegu selline, et meil on olemas soojusenergeetika inseneri kutsestandard. Need versiooni on olnud päris palju, aga see, mis praegu kehtib, seda me oleme töötanud välja aastal 2018 ja see kehtib siis aastast 2019 ehk jaanuarist. Ja tema kehtivus on siis aastani 2023 ehk tegelikult järgmise aasta lõpuni. Ja uus standard, millest ma räägin natuke täpsemalt, jõustub siis jaanuaris 2024. Me anname kutset siis 3 tasemele, et soojusenergeetika insener tase 6, diplomeeritud soojusenergeetika insener tase 7 ja volitatud soojusenergeetika insener tase 8. Ja mis on võib-olla kõige suurem muudatus, millega praegu võib-olla paljud on juba kohanenud, et mis oli näiteks enne 2019, kui te olete juhuslikult selle vana standardi järgi kutse saanud või on juba uus standard. Põhiline erinevus seisnebki selles, et me oleme töötanud välja uued spetsialiseerimised, nendest räägin natuke täpsemalt, aga mis oli väga suur erinevus, et kui te olete saanud kutset enne aastat 2019, siis tegelikult te saite selle kutsega teha ka näiteks küttesüsteemi hoone sees ehk piltlikult öeldes sekundaarsüsteemi ehk need, mis asuvad peale soojussõlme, näiteks radiaatorkütte, põrandakütte ja nii edasi. Saite projekteerida, saite ehitada ja nii edasi. Ja ka vastupidi, küttevendi inimesed oma kutsestandardiga, nemad said teha ka neid asju, mis asuvad nagu enne soojussõlme ehk näiteks kaugküttetorstik. Aga nüüd aastal 2019 me oleme muutnud standardi ja praegu on olemas selline piiritlus, mis on soojussõlm ehk kui teil on olemas meie soojusenergeetika inseneri kutse, te saate ehitada, projekteerida või teha järelevalvet nii-öelda kaugküttetorstikule, mis jõuab soojussõlmeni, saate projekteerida, ehitada, teha järelevalvet ka soojussõlme jaoks, aga sekundaarsüsteemi ehk põrandakütte, radiaatorkütte, soetarbevesi, ventilatsioonikütte, seda te meie kutsega teha ei saa. Ja ka vastupidi, need, kes omavad nüüd uut küttevendi kutset, nemad saavad projekteerida, ehitada, teha järelevalvet sekundaarsüsteemidele, mis on nende põhiline tegevusala. Nemad saavad tegeleda ka soojussõlmega, ehk tegelikult soojussõlm on selline ala, mis on siis kaetud nii meie kui ka nende poolt. Ja lisaks me oleme nendega kokku leppinud, et küttevendi kutsega on võimalik ka teha kinnistusisest soojatrassi. Ehk tavapäraselt, ma ei tea, võrguvalde, Adven, Utilitas, mingi teine võrguvalde, ta toob ühenduse kinnistu piirini ja vahepeal on tarvis, ma ei tea, mingi 5-10 meetrit selle soojatrassi ära teha ja seda siis jätkuvalt on võimalik teha ka küttevendi kutsega. Panin teile ka viited standardile, et kui tekivad mõned küsimused, siis
saate siis need standardid ka ilusti nagu läbi käia, aga jah, infoks teile ka, et see standard kehtib veel circa aasta aega ja siis see muutub. Nüüd jah, väga suur muudatus, mis me oleme teinud veel 2019, paljud teavad, äkki mõned ei tea, et meil on olemas nüüd terve hunnik erinevaid uusi spetsialiseerimisi. Vanasti oli neid vaid 3, nimedest olid hoopis teistsugused ja nüüd, nagu te näete, siis uusi spetsialiseerimisi on kokku 7. Ja mis oli ka veel suur muudatus, mis tuli sisse, et me oleme pannud ka külmaseadmed sinna sisse. See toimus meil koostöös Eesti Külmaliiduga, et nemad olid meil abiks ja toeks standardi väljatöötamisel ja meil on olemas jah, eraldi hindamiskomisjon külma spetsialistidega, et anname kutset ka külmaseadmetele. Ja nüüd natuke täpsemalt spetsialiseerimiste kohta, et esimene spetsialiseerimine on soojusmajandus, ehk tegelikult sinna alla kuuluvad erinevad energiamajanduse arengukavad, soojusmajanduse arengukavad, mõned audiitid, energiaaudiitid, energiaanalüüsid ja nii edasi. Et see spetsialiseerimine on meil olemas, siis järgmine on meil soojusseadmed ja süsteemid ja sinna alla kuuluvad põhimõtteliselt nagu katlad, kuivatid, soojuspumbad, päikesepaneelid, elektrijaamad ja nii edasi. Ja mõnede taotlejate poolt on laekunud ka küsimus, et meil on olemas ka suht sarnane spetsialiseerimine, mis on kohe kerin ettepoole, mis on siis soojusallikad ja soojuskeskused, mis samamoodi käib katelde ja soojuspumpade alla ja nii edasi, aga suur erinevus on selles, mis on kirjas ka kutsestandardis, et soojusallikad ja soojuskeskused, need on pigem sellised lokaalsed seadmed, ehk näiteks mõne eramaja lokaalne katel. Aga kui me räägime sellest soojusseadmete süsteemidest, pigem see on juba suurem katel, ehk näiteks mõne katel näiteks kaugküttevõrgu jaoks või mõne elektrijaama katel ja nii edasi. Ehk tegelikult soojusseadmete süsteemid, see on selline soojusvarustus suurte mahukate seadmetega. Nüüd kõige populaarsem kutse spetsialiseerimine on meil kaugkütte ja kaugjahutussüsteemid, ehk tegelikult sinna alla kuuluvad põhimõtteliselt nagu torustikud, mis algavad siis kas katlamajast või siis kaugjahutusjaamast ja lõpevad siis vahetult enne kas soojus- või jahutussõlma. Ehk ma arvan, et kaugkütte ja kaugjahutuse spetsialiseerimist ei ole tarvis täiendavalt lahti kirjutada. Siis järgmine ongi soojusallikad ja soojuskeskused, millest ma põgusalt rääkisin, et näiteks soojussõlmed, lokaalsed gaasikatlad, lokaalsed muu kütusekatlad ja nii edasi. Sellised nagu väiksed süsteemid ja nagu te näete, siis siin ilusti on kirjas, et siia alla ei kuulu radiaator, õhk-põrandaküttesüsteemid ja nii edasi. Ehk tegelikult need, millest ma rääkisin juba, et need nii-öelda sekundaarsüsteemid sinna alla ei käi. Järgmine spetsialiseerimine on gaasiseadmed ja gaasipaigaldised, ehk tegelikult sinna alla kuuluvad erinevad mitte vaid gaasitorud, vaid sinna alla kuuluvad ka näiteks gaasikompressorijaamad, ma ei tea, surgaasitanklad, LNG-jaamad, kõikvõimalikud seadmed, mis on seotud gaasiga. Ja 2 viimast spetsialiseerimist meil on olemas tööstuslikud ja kaubanduslikud külmaseadmed ja süsteemid, ehk probleem või taust oli selline, et Eesti Külmaliidul ei olnud oma nii-öelda kutsestandardi ja selleks, et oma standard mitte luua, me siis omal ajal standardi koostamise ajal leppisime kokku, et me teeme sellise täiendava mooduli, et lisame selle nende mooduli nii-öelda meie juurde. Nemad olid kogu aeg selle standardi koostamise juures ja samamoodi ka Külmaliidu inimesed on meil hindamiskomisjonis, et nemad neid asju hindavad. Ehk näiteks sinna alla kuuluvad, jällegi nagu te siin näete, et erinevad absorptsioonjahutussüsteemid, kaugjahutus, ma ei tea, jaamad ja suured kompressorseadmed ja nii edasi. Ehk tegelikult seadmed, mis toodavad külma. Ja viimane spetsialiseerimine me oleme loonud ka sellist asja nagu teadus- ja õppetöö, ehk võib-olla kunagi jõuab ka selline olukord, et kui mõni tudeng tuleb kooli, kuulab loenguid ja siis saab ka küsida kutsetunnistust oma lektori käest. Et meil on juba, kui ma eksin, meil on kas 3 või 4 kutseomanikku on meil juba olemas, kes on saanud teadus- ja õppetöö kohta kutsetunnistust. Ja peale seda, et te valite siis spetsialiseerimist, te peate valima ka valitavaid osasid. Kusjuures teen kohe märkuse, et näiteks mõned spetsialiseerimised, näiteks soojusmajandus ning teadus- ja õppetöö, nemad ei oma valitavaid osasid, et seal valitavad osad puuduvad. Aga kõikidel teistel, näiteks kaugküttetorustikud, gaasiseadmed, gaasipaigaldised, külmaseadmed, seal on olemas ka võimalus valida endale
see osa, millega te tegelete. Et kas te projekteerite, kas te tegelete ekspertiisiga, kas te ehitate, kas te teete omanikujärelevalvet või teete käidu korraldamist ja nii edasi. Ehk tegelikult võib-olla juhtub ka nii, et näiteks külma inimesed on öelnud meile, et meil tavapäraselt külma inimene tegeleb kõikiga. Et tema nii joonistab projekti, kui ka ehitab, kui ka teeb ekspertiisi ja nii edasi. Et loomulikult see kõik peaks olema tõendatav, kui te meile taotluse esitate, aga siin te peate enda jaoks tegema otsuse, et kumba osaga te tegelete. Ja see käib siis tegelikult nagu niimoodi, et punkt 1, te valite endale kutsetased, kas te taotlete siis taset 6, taset 7, taset 8 või taastendate seda, siis valite endale spetsialiseerimise ja siis, kui spetsialiseerimine on valitud, siis te saate valida seejärel ka veel paremalt poolt valitava osa. Ja süsteem näeb jälle niimoodi, et kui näiteks te otsustate, et olete nii kõva insener, et te tahate näiteks saada ka kutset, ma ei tea, näiteks soojusmajandus ja soojusseadmed süsteemid, mõlema spetsialiseerimise kohta, siis tegelikult te peate tegema eraldi taotlused, eraldi taotlus soojusmajandus ja eraldi taotlus soojusseadmete süsteemid ja maksta ka eraldi riigilõivu, eraldi taotluse eest. Ja kui spetsialiseerimine on valitud, siis te valite valitava osa, aga valitavaid osasid saate valida nii palju, kui tahate. Aga loomulikult siin tuleks mõistlikult läheneda, et kui näiteks te valite, ma ei tea, kaugkütte ja kaujahutussüsteemid, valite näiteks ehitustegevuse juhtimist ja käidu korraldamist, aga käidu korraldamise kohta teil ei ole ühtegi referentsobjekti, siis loomulikult te seda kutset endale ei saa ja palun teid ka, et ärge niimoodi tehke, et nagu igaks juhuks panen, et äkki läheb läbi. Et kui te panete näiteks mõne valitava osa, mille kohta teil ei ole ühtegi referentsi, siis pigem ta hindamis- ja kutsekomisjonis tekitab sellist nagu kahtlust, et kas te ikkagi saate aru, mille kohta te taotlust nagu teete või niisama nagu kuidagi juhuslikult nagu panete need asjad. Jah, aga nii see käib, et ühesõnaga esialgu valite taset, spetsialiseerimine ja siis valitavad osasid. Ja veel on olemas meil selline tabel, ma ei hakka neid kõiki näitama, näitan teile, minu arust mul on paar slaidi vaid selle kohta, et lisa 1 iga standardi kohta on nüüd pädevuspiirid. Kui näiteks te peate otsustama näiteks kumba taset te valite, siis meil on olemas pädevuspiirid, mis ütlevad, et mis tegevustega te saate tegeleda konkreetse selle kutsega. Ehk näiteks toon siin näide kaugkütte ja kaugjahutuse spetsialiseerimine ja näiteks kui teil on tase 6, siis paraku selle taseme 6-ga ei saa kaugkütte trassi projekteerida, see jääb liiga nagu väheseks. Ja kui te tahate näiteks taotleda 7. taset, siis 7. tasemega te saate projekteerida torustikke A ja B klassi kohta. Mis kui niimoodi lihtsustame, siis tähendab seda, et väike läbimõõt kuni DN300. Aga kui te tahate projekteerida suuremaid läbimõõte ehk tegelikult C-klassi, siis on selleks juba vajalik tase 8. Aga näiteks, kui me räägime sellest, et teil on tase 6 ehitustegemise juhtimise peale, siis tegelikult sellega saab juba soed kaugkütte trassi ehitada. Ehk omal ajal, kui me selle standardi tegime, siis mõte oli selline, et projekteerimise ja ekspertiisi ja omanikujärelevalve jaoks on tarvis võib-olla natuke rohkem kompetentsi, ehitaja jaoks on tarvis ka kompetentsi, aga ehitaja on pigem nagu selline, kuidas ma ütlen siis nagu teostaja, kes teostab projekti ja kui projekt on hästi korralikult tehtud, siis ta saab juba 6. tasemega hakkama. Ja siis samamoodi näiteks gaasi kohta, siin on pigem seos erinevate rõhkude kategooriatega, ehk meil on olemas Eestis A, B, C ja D kategooriad ja näiteks teatud kutsega te saate mõningaid tegevusi, ma ei tea, kas projekteerida või ehitada või teha omanikujärelevalvet. Näiteks A, B ja C kategooria kohta, D kategooriat ehk ülekandevõrkud ei saa teha, aga 8. tasemega saab teha nagu kõike. Ehk seega ja sellised tabelid on olemas iga spetsialiseerimise kohta. No nii, siis hariduslik ettevalmistus, et võiks öelda niimoodi, et kogu Eestis on meil kogu kutsesüsteem on üles ehitatud peamiselt just haridusele. Et haridus, ütleme niimoodi, A ja O. Ehk kui näiteks teil puudub vastav hariduslik ettevalmistus, siis suure tõenäosusega on kutset suhteliselt keeruline saada või peaaegu võimatu saada. Võiks öelda niimoodi, et meie anname oma kutset 6., 7., 8. tase ainult inimestele, kellel on olemas kas kõrgharidus või haridus on võrdsustatud kõrgharidusega. Mis tähendab võrdsustatud? See tähendab seda, et kui te olete näiteks nõukogude ajal lõpetanud, ma ei mäleta palju klassi oli, kas siis 11 või 12 klassi ja peale seda olete läinud siis kutsekooli ja olete lõpetanud kutsekooli, siis
vastavalt normatiivsetele dokumentidele see haridus on võrdsustatud kõrgharidusega. Ehk tegelikult selle all te saate taotleda siis kas siis saate siis 6. taset taotleda. Aga näiteks, kui te olete nõukogude ajal lõpetanud 9. klassi ja läinud siis kutsekooli, siis paraku see ei ole võrdsustatud kõrgharidusega. Ja nagu te siit näete, et kui teil on olemas soojusenergeetika alane kõrgharidus, ehk peame silmas seda, mis oli jällegi 30 aastat tagasi oli nimetuseks tööstuslik soojustehnika, pärast oli soojustehnika, seejärel oli soojusenergeetika ja nüüd on tal nimetus hoopis energiatehnoloogia, siis sellega on nüüd niimoodi, et kui teil on olemas bakalaureuse kraad, ehk 3-aastane bakalaureuse õppe, siis sellega te saate 6. taset kätte, aga kui teil on olemas magister või võrdsustatud, mis tähendab võrdsustatud, see tähendab seda, et omal ajal enne aastat 2001, kes astus sisse, te olete õppinud kas 4 või 5 aastat ja kui te olete lõpetanud vähemalt 4-aastast bakalaureust, siis tähendab seda, et see on võrdsustatud magistriga, siis te saate selle 4-aastase või 5-aastase bakalaureusega taotleda 7. taset. Ja siis, kui teil on 7. tase magistri puhul olemas, mõne aasta pärast, 4 aasta pärast, te saate juba minna kõige kõrgema 8. taseme peale. Ehk võtan kokku soojusharidusega bakakraad, uus bakakraad, 3-aastane tase 6 ja kas vana bakakraad või siis magister, uus vana tase 7, seejärel tase 8. Aga juhul, kui on olemas võõras haridus, siin ma pean silmas seda, et näiteks teil on olemas, ma ei tea, küttevendiharidus, olete nüüd, ma ei tea, üldehitust lõpetanud, olete lõpetanud, ma ei tea, vetekanalisatsiooni, elektriala või mis iganes, aga see peaks olema tehnikaalane haridus. Ehk siia alla ei käi näiteks mingid ärindus, IT ja nii edasi või mingisugused teaduskonnad. Ehk kui teil on olemas mitte tehnikaalane kõrgharidus, sellega paraku kutset ei saa, aga kui on olemas tehnikaalane kõrgharidus, siis teil on võimalik taotleda kutset nii-öelda erijuhtumi järgi ja see toimub niimoodi, et taset 6 te saate taotleda nii-öelda võõra tehnikaala kõrgharidusega ja kui omate veel 7-aastast spetsialiseerimise kogemust, omate koolitusi, siis te saate taset 6 kätte. Taset 7 on võimalik saada järgmisel juhul, kui teil on olemas nii-öelda võõras kõrgharidus, mitte soojusenergeetikaalane ja see peaks olema vähemalt magistri tasemel ja õppekava sees peaks olema piisav arv soojusenergeetika aineid. Ehk me olemegi meelega pannud niimoodi nagu standardi, et kui te olete näiteks, te lõpetasite, ma ei tea, 20 aastat tagasi, 30 aastat tagasi mingit ülikooli ja kuna õppekavad olid täiesti erinevad, siis te saadate meile oma ülikooli diplomi, saadate ka meile oma ainete lehe ja siis hindamiskomisjon juba hindab, kui paljudel soojusenergeetika aineid oli seal õppekavas. Ja kui nende arv oli piisav, siis tal on võimalik selle haridusega ja 10-aastase töökogemusega saada ka 7. taset. Aga tase 8 paraku ei ole see võimalik nii-öelda võõra haridusega saada. Ehk tase 8 saab kätte ainult soojusenergeetika alase kõrgharidusega. Et nii see käib. Aga nagu ma ütlesin, haridus on siin A ja O ja see ei ole vaid meil soojusenergeetikutel, vaid tegelikult see on igal pool ka mujal. Et kui näiteks te taotlete, ma ei tea, üldehitust, taotlete kütteventi või mingi muud asja, et tegelikult ta ikkagi peamiselt nagu põhineb just haridusel. No nii ja lisaks, kui te vaatate meie kutse andmise korra, siis mõnede spetsialiseerimiste kohta on olemas ka sellised nagu mõõdikud. Ehk näiteks on olemas nõuded mõnede soetrasside või ma ei tea, gaasitrasside või muu asjade kas ehitamise, projekteerimise või omaniku järelevalve peale. Ma ei hakka võib-olla kõiki neid nagu siin välja tooma. Neid on olemas kutse andmise korras ja seda me just tegimegi niimoodi, et kui näiteks puutuvad kokku 2 inseneri, 2 soetrassi ala 5 meetrit iga üks, aga teine ehitab kilomeetrite kaupa, et kas siis neil võib-olla ei ole nagu võrdset sellist pädevust ja võrdset kogemust, seega tahtsimegi panna mõned mõõdikud sisse, et saaks tegelikult hinnata, kas see inimene, kas see insener on päriselt nende objektidega piisava mahuga tegelenud. Ja lisaks nagu iga teise kutseandja puhul meil on olemas ka teatud nõuded koolituste kohta ja nagu te näete, siis igal pool on olemas nõue 80 dB osas,
80 TP-s tähendab see, et see on 80 täiendkoolituse punkte. Umbes saab võrrelda, et üks täiendkoolituse punkt on üks akadeemiline tund. Ta loomulikult oleneb sellest lektori kvalifikatsioonist, teemast, mille kohta on koolitustel olnud. Aga põhimõtteliselt on tarvis 80 TP-d ja juhul, kui teil on olemas 8. tase, siis taas teendamise puhul on tarvis 100 TP-d ehk natukene rohkem. Ja lisaks, nagu te näete, on olemas ka selline nõue, et minimaalselt 75% spetsialiseerimisalal. Mis tähendab selle, et kui näiteks te taotlete kutset näiteks, ma ei tea, soojusmajanduse kohta ja soojusseadmete kohta ja esitate meile 2 taotlust, siis tähendab seda, et soojusmajanduse taotluses peaks olema 80 TP koolitusi ja sellest 80 TP-st 75% ehk 60 TP-d peaks olema seotud gaasiga kaup. Et ta on pädev erinevatel spetsialiseerimistel, siis ta peaks ka tegelikult ennast pidevalt just täiendkoolitama just konkreetse selle spetsialiseerimise valdkonnas. See on väga oluline punkt. Ja kuidas me arvutame täiendkoolituste punkte, siis meil on olemas selline valem, mis, nagu ma ütlesin ka, et see umbes üks täiendkoolituse punkt on üks akadeemiline tund, aga see näeb välja niimoodi, et tuleb korrutada lektori kvalifikatsiooni, et sõltuvalt sellest, kui pädev teil lektor on, et mis tase tal on, kas ta on lihtsalt insener, kas ta on volitatud insener, kas ta on äkki ülikooli professor ja sõltuvalt sellest, mida, ütleks niimoodi, kõrgema kvalifikatsiooniga lektoritel on, seda rohkem punktide saate, siis te korrutate pärast õppuse sisuga, et kas on lihtsalt näiteks mingi toote tutvustus või eriala seminar või on päriselt mingisugune selline süvikoolitus tähtsate teemadega. Ja pluss korrutate veel õppuse kestusega akadeemilistes tundides. Ehk akadeemiline tund on meil 45 minutit. No nii, ja kuidas me menetleme taotlusi, et taotlused võetakse vastu 2 korda aastas, ehk iga aasta me võtame neid 15 mai ja 15 november ja nagu te kõik teate, juba sügis on käes, ehk 15 mai kevad on juba möödunud, ehk 15 mai voor on meil juba toimunud, aga 15 november on siin kohe järgmisel kuul juba ukse taga. Ehk kui te plaanite või kavatsete taotlus meile esitada, siis on teil kuskil kuu aega või natuke rohkem, et see taotlus kokku panna. Vastan kohe ka küsimustele, kas te saate varem esitada, loomulikult te saate kas või täna meile saata selle taotluse, aga lihtsalt arvestage sellega, et me hakkame võtma menetlusse, hakkame menetlema alles peale 15 november, et enne seda keegi teie taotlus paraku ei menetle. Ja süsteem toimib meil järgmiselt, et kui teie taotlus laekub, siis esialgu me saadame selle hindamiskomisjonile. Et meil on olemas hindamiskomisjonid iga spetsialiseerimise kohta. Ehk nagu te nägite, meil on olemas 7 erinevat spetsialiseerimist, kaugkütte, gaas, soojusseadmed ja nii edasi. Ja seega meil on olemas 7 erinevat meeskonda, kuhu siis kuuluvad oma valdkonna spetsialistid. Et seal on tööandjad, seal on töötajad, seal on koolitajad ja nii edasi. Et seal, ütleme niimoodi, selline lai võrgustik erinevate spetsialistidega. Ja kui hindamiskomisjon on oma töö ära teinud, on ära hindanud, kas see taotlus vastab nõuetele, kas see vastab kutseandmise korrale, kutsestandardile, kas on olemas mõned puudused, siis kui see töö on juba tehtud, siis kõik need hindamiskomisjoni vastused või seisukohad, nad laekuvad meile kutsekomisjonile, kus meie kutsekomisjon juba võtame lõpliku otsuse vastu, ehk kas omistada kutset või mitte. Ehk tegelikult ütleme niimoodi, et see lõppvastus või lõppotsus on ikkagi kutsekomisjoni pädevuses. Hindamiskomisjon vaid hindab seda. Ja väga oluline märkus, et tihtipeale, ma ütlen, et mõned mängivad, aga vahepeal tulevad mõned kahtlased nagu referentsid, aga meil on plaan selline, et referentsobjekt oleks võimalik kontrollida, et kui mõni näiteks taotleja ütleb, et ta on ehitanud, ma ei tea, siin 10, elektrijaama või katlamaja, siis oleks võimalik ikkagi kontrollida, kas ta on nende objektidega ikkagi tegelenud või kuidagi nagu kogemata läks sinna sisse. Ja nüüd jõuame muudatuste juurde, ehk muudatused, mida me plaanime viia sisse. Kui läheb hästi, kutsenõukogu on novembri alguses, siis need muudatused jõustavad 15 november. Ja muudatus, mis me oleme teinud. Et väga oluline punkt ja mille kohta me oleme saanud väga palju tagasisidet inseneride või
tudengite poolt oli see, et meil oli siis punkt nii 6. kui ka 7. taseme puhul, ehk kui näiteks mõni noor spetsialist lõpetab bakalaureuseõpet, siis ta sai kutset taotleda isegi 6. taset alles 2 aastat peale seda, kui ta on lõpetanud oma ülikooli. Aga samas, kuhu me oleme jõudnud, oli see, et me näeme, et noored on nii aktiivsed praegu, ehk nad tegelikult juba kooli ajal, ülikooli ajal juba käivad erialased tööl. Ja seega me võtsime sellise punkti peale kõrghariduse omandamist nagu maha, ehk juhul, kui on tegemist noore spetsialistiga, kes on lõpetanud bakalaureuseõpet, aga paralleelselt koos õpingutega juba töötas erialaselt ja omab 2-aastast järjepidevat töökogemust, siis on võimalik kohe peale ülikooli lõpetamist ka taotleda 6. taset. Ja täpselt sama lugu siin paremal pool kehtib ka 7. taseme jaoks, et kui noor insener lõpetab magistrit, vanesti ta pidi ka ootama 2 aastat, aga ütleme niimoodi, et minu kogemus ka TalTechi Energiatehnoloogia Instituudi õppejõuna ütleb seda, et põhimõtteliselt kõik magistrandid töötavad, et isegi kui nad magistrisse juba tulevad, neil on juba erialane töökoht olemas ja siis nad paralleelselt õpingutega töötavad 2 aastat, õpivad 2 aastat, töötavad ja neil on, kui muud eeldused on juba tehtud ja täidetud, neil on võimalik ka kohe taotleda kutset. Seega me neid punkte võtame maha ja ma arvan, et kas see võib-olla ka soodustab noori minna õppima just meie eriala, sest pean tunnistama üles, et ega meil on, ütleme niimoodi, TalTechis Energiatehnoloogia Instituudis seisab suur väljakutse tudengi arvuga, et näiteks see aasta astus meil sisse vaid 13 bakalaureuseõppetudengid ja 10 magistranti, et kui näiteks te olete ka kunagi lõpetanud soojusenergeetikat või soojustehnikat, te võrdlete oma aastatega, kui oli, ma ei tea, 40, 30 abiturienti, siis praegu on neid tunduvalt vähem, et see oleks ka üks nagu võimalus, kuidas me neid meelitame ja tegelikult tekitame ka järelkasvu. Ehk meie eesmärk on selline, et me saaks nagu pidevalt anda turule ka kvalifitseerituid soojusenergeetikuid. Veel üks muudatus, mida me teeme, et kui näiteks keegi tahab taotleda 8. taset, siis eeldus oli selline, et tal peaks olema diplomeeritud soojusenergeetika insener tase 7 tase, kehtiv kvalifikatsioon. Aga meil oli väike selline, kuidas ma ütlen, puudus, et kui näiteks inimesel on 7. tase, ma ei tea, külmaseadmetel ja tema ütleb, et nüüd ma taotlen 8. taset kaukide kohta. Ja siis nagu ei ole vist loogiline, et ta küll võib olla nagu nii tubli, aga kui tal oli 7. tase külmaseadmetel, kas me oleme kindlad, et tal on piisav kogemus kaukide valdkonnas. Ja seega me panime sellise punkti sinna sisse, et tase 7 kehtiv kutsekvalifikatsioon peab olema sama spetsialiseerimise kohta, mis taotletab 8. taset. Kui näiteks inimene tahab taotleda 8. taset, näiteks kaukide või gaasi valdkonnas, tal peaks olema eelnev 7. tase kaukide või gaasi valdkonnas. Et see on see muudatus, mis me oleme teinud. Ja veel paar pisimuudatust, mis me oleme teinud. Me oleme tegelikult siin teinud päris tihedat koostööd teiste kutseandjatega ja meil on selline optimistlik plaan, et me saame, kuidas ma ütlen, sünkroniseerida erinevate kutseandjate dokumendid, sest praegu on niimoodi, et näiteks Eestis teeb oma dokumente, ehitajad teevad oma, veekanalid tegelased teevad oma, elektrikud teevad kolmandad, et tegelikult kõik need kutsestandardid ja kutseandmise korrad oleksid omavahel ikkagi sünkroniseeritud. Ja infoks teile ka, et me väga loodame, et me saame lähitulevikus üle minna kutsete digitaalsele süsteemile, te ei pea enam saatma meile paberkandjal oma taotlusi, või tegelikult te lähete oma sidekaardiga, mobiil-ID-ga teatud keskkonda sisse ja seal täidete andmeid ja siis need andmed nagu jõuavad meieni. Selline süsteem on juba kasutusel ja testimisel Ehitusinseneride Liidu poolt ja kui läheb hästi, siis ka teised kutseandjad kaasa arvatud Eestis võtavad üle. Aga seega need muudatused, mis te praegu siit näete, on seotud Ehitusinseneride Liidu nõuetega, need on täpselt samad nõuded, et punkt 1 on võimalik oma täiendõpped tõestada kas siis koolituste või iseseisva õppe abil. Ja vanasti meil oli niimoodi, et näiteks mõni taotleja sai tulla 100% mahuga iseseisva õppega, et näiteks tema on nii palju raamatut läbi lugenud, nii palju videost vaadanud ja tema on ennast nagu koolitanud. Aga Ehitusinseneride Liidul neil on olemas selline punkt, et iseseisev õppe peaks olema maksimaalselt 25%. Ehk tegelikult ei juhtuks sellist, kuidas ma ütlen, nagu viisakalt öeldes nagu skeemitamist.
Ja lisaks ka iseseisva õppemaht TP puhul on ka arvestatud koefitsiendiga 0,2 korda akadeemiline tund, see on ka meil üle võetud Ehitusinseneride Liidu poolt. Ja lisaks tekkis ka väga palju küsimusi, et kui näiteks keegi on ülikooli aineid nagu läbinud ja kuidas neid ülikooli aineid, kuidas ma ütlen, nagu võtta ette ja hinnata ja palju siis üks EAP või üks AP, palju ta punkti siis annab. Me olemegi üle võtnud Ehitusinseneride Liidu metoodikat, et siis kui palju võrdub üks AP, kui keegi mäletab, kui te olete 20 aastat tagasi ülikoolis käinud, olid AP-d, nüüd on EAP-d ja millega siis üks AP või EAP võrdub. No nii, ja siis väike üleskutse teile, et mulle väga hea meel, et siin on nii palju osalejaid, on juba kogunud, ma ei näe, kui palju, aga äkki teil kuskil 50, mõned salvestusena ja üleskutse teile, et kui teil on olemas head ettepanekud, kuidas me saaks oma kutsesüsteemi parandada, kõik on tere tulnud, et andke meile märku, saatke neid meile. Ma siin lõpuks panin teile meie e-posti aadressi kutsete.eestis.ee, mis jõuab ilusti meieni, mis ongi seotud just kutsetunnistustega, et vaatame kõik teie ettepanekud läbi, arutame neid kutsekomisjonis ja kui leiame, et väga mõistlik ja hea ettepanek, kindlasti viime sisse. Ja on võimalik teha siis need muudatusi kahel viisil. Et üks võimalus on kutseandmise kord, mida siis saab muuta Eestisse kutsekomisjon ja mida kinnitab kutsenõukogu. Et nii nagu need kaks eelnevat slaidi, mis ma olen teile näidanud, et me oleme Eestisse kutsekomisjoni poolt need sisse viinud või sisse viimas ja kutsenõukogu kinnitab, mis on, ütleks niimoodi, suhteliselt selline lihtne täienduste elluviimise viis. Aga veel on olemas võimalus ka teha täiendused kutsestandardis. See on võib-olla natuke keerulisem, sest kui näiteks jooksvalt teha mingit muudatust kutsestandardis on ma ütleks, et nagu võimatu, aga suht keeruline. Ja mis nad muudatused võiksid olla, et näiteks spetsialiseerimise nimetuse muutus või uus spetsialiseerimine või midagi muud, et sellised globaalsed muudatused. Aga tundub, et praegu on väga hea aeg, et need asjad ära teha, kuna nagu ma mainisin, siis jaanuaris 2024 ehk juba circa aasta pärast hakkab kehtima uus standard ja me järgmise aasta jaanuarist ehk tegelikult jaanuar 2023 paneme töörühma kokku. Tavaliselt on seal kuskil 7-8 inimest, kes hakkavadki välja töötama uue kutsestandardi. Seega õige aeg, kui te näete ja leiate, et mõned muudatused saab ellu viia, siis andke meile kindlasti märku. Me oleme kõikidele ettepanekutele avatud. No nii, ja see oli siis minu pool kõik. Ma väga loodan, et oli mingi kasu sellest väiksest webinaarist ja võtan ekraani maha ja vaatangi, Siim Link on esitanud küsimuse. Ja siis äkki mul on selline palve Kalevile, et kuna me selle ettekanne ka nii-öelda paneme kodulehele üles, et kõik teised saaksid tutvuda. Ja teki, Kalev, võtame praegu lindistuse maha ja siis läheme edasi küsimustega. Et siis võib-olla küsimusi ei pea, ma arvan, salvestama, et kui mõni hea küsimus tuleb, siis me lisame ta sinna kutse korduva kippuva küsimuste alla, aga selleks, et see salvestus ei oleks nagu nii pikk, et siis äkki võtta Kalev praegu sa maha ja siis läheme küsimuste juurde.